Meediamaailmas on otseülekanne üks ohtlikumaid ringhäälingu liike. Siin pole ühtegi stsenaariumi, mida saaks muuta, ega stseeni, mida saaks korrata. Ja kui see juhtub, näeb seda kohe kogu maailm. Alates loodusõnnetustest, otse-eetris juhtunud õnnetustest, kuni salapäraste sündmusteni, mida ei suuda seletada isegi eksperdid. Otseülekanne on korduvalt tõestanud, et mõnikord on tegelikkus palju õudsem kui stsenaariumiga filmid. Täna õhtul vaatame tagasi kõige hirmutavamatele, kõige ootamatumatele ja kõige salapärasematele hetkedele, mida kogu maailm on otse-eetris näinud. Stseenid, mis panid vaatajate ihukarvad püsti tõusma. Aga enne kui alustame, ära unusta meie kanalit laikida ja tellida. See on meile sisuloojatele suureks abiks. Suur tänu ja nüüd alustame. Michael Jacksoni väidetav maskeering. Aastal 2018 Emmy auhindade jagamisel tõmbas kõigi tähelepanu üks kummaline tegelane. Teddy Perkins, üks kahvatu mees, kes nägi välja nagu vahast tehtud, ilmus esmakordselt seriaalis Atlanta, kus teda kehastas Donald Glover. Paljud arvasid, et ka Glover oli kostüümi sees, kuid kõik olid üllatunud, kui nägid Donaldit lava taga. Samal ajal oli Teddy Perkins endiselt publiku seas. Isegi tema kaasnäitlejad ütlesid, et neil polnud aimugi, kes tegelikult maski taga oli. Siit hakkasidki teooriad levima ja kõige populaarsem neist oli, et see oli Michael Jackson. Fännide sõnul oli popikoon veel elus ja ilmus Emmidel uue näoga. Otseülekande ajal analüüsisid tuhanded netikodanikud iga liigutust, iga käeviipe, iga pilku. Mõned ütlesid, et see on lihtsalt reklaamitrikk, aga teiste jaoks oli see kõige tõelisem tõend, et Michael Jackson ei surnudki tegelikult. Siiani pole selget vastust, kes Teddy Perkins tegelikult on. Ja see jääb üheks kõige õõvastavamaks hetkeks, mis on otseülekandes televisioonis juhtunud. Tsunami ja salapärane olend. 2011 aasta märtsis raputas Jaapanit väga tugev magnituudiga 9,1 maavärin. Sellele järgnes tohutu tsunami, mis hävitas kogu rannikuala. Kui kogu maailm jälgis otseülekandes selle tragöödia kajastamist, jäi ühes kaadris midagi kummalist silma. Üks vari, mis meenutas olendit, ilmus üleujutusest ja lendas äkitselt üles ühe hoone taha. See levis kohe internetis. Paljud usuvad, et see ei olnud lihtsalt praht või prügi, vaid tundmatu olend, kes näis katastroofi tõttu ärganud olevat. Isegi Tinker Tanker, tuntud CGI analüütik, avaldas oma analüüsi. Tema sõnul oli selle objekti liikumine kummaline. See ei olnud tuule poolt kaasa viidud, nagu tavaline praht. Tundus, nagu see lendaks tahtlikult. Kuid nagu enamiku müsteeriumide puhul ei suutnud keegi tõestada, mis see tegelikult oli. Mõned ütlesid, et see oli lihtsalt optiline illusioon. Teised uskusid, et see oli mingi vaimne energia, mis ilmus koos katastroofiga. Tsunami olend on siiani mõistatus. See oli kummaline hetk, kus hirm ja müsteerium valitsesid samal ajal, kui kogu maailm vaatas seda otseülekandes. Kadunud lennujaama reisija Taanis pidi see olema lihtsalt tavaline intervjuu lennujaamas. Reporter intervjueeris reisijat, kuid nende vestluse ajal juhtus taustal midagi kummalist. Üks blond naine seisis pagasilindi lähedal. Üks mees kõndis tema eest läbi ja sel hetkel kadus naine ära. Ta ei ilmunud teisele poole välja. Mingit jälge ei olnud. Ta kadus nagu õhku. Sotsiaalmeedia läks ärevaks, mõned ütlesid, et see oli väidetavalt reisija kummitus. Teised uskusid, et see oli viga maatriksis. Kuid mõnede videospetsialistide sõnul võis see olla lihtsalt optiline illusioon. Võib-olla sattus ta lihtsalt tausta tumedale osale või jäi täpselt kaamera nurga taha varju. Aga ükskõik milline seletus ka poleks, selle mõju vaatajatele ei saa enam olematuks teha. Üks tavaline otseintervjuu, mis äkitselt muutus õõvastavaks tänu salapärasele kadumisele kaamera ees. Tõesti, mõnikord on kõige õõvastavam. Hirmutavad sündmused juhtuvad kõige tavalisemates kohtades ja ajal, mil sa seda kõige vähem ootad. Kummituslik kuju kalmistul uudiste saates. See pidi olema lihtsalt tavaline kohalik uudis New Yorgist ühe vana kalmistu kohta. Nimega Green Ridge Cemetery. Vaikne, rahulik ja justkui poleks midagi erilist. Kui reporter rääkis kaamera ees, näidati taustal lihtsalt valuhauakive. Aga pärast otseülekannet helistas üks vaataja kohe jaama. Ta ütles, et märkas midagi õõvastavat. Ühe hauakivi taga, millel oli nimi Butler, liikus äkitselt mööda inimese moodi vari,
ja kadus siis ära. See oli liiga selge, et pidada seda lihtsalt valguseks ja liiga kiire, et pidada seda lihtsalt mööduvaks inimeseks. Paljud paranormaalsed entusiastid uskusid seda. Nad arvasid, et see oli kummitus. See surnuaed on tuntud rahutute vaimude poolest, kes ei leia rahu. Aga mõned ütlesid ka, et see võib olla lihtsalt vari või mõni teine inimene, keda meeskond ei märganud. Probleem on selles, et telejaam ise ütles, et mitte keegi nende töötajatest ei kõndinud selles piirkonnas võtteajal. Video levis kiiresti internetis ja seda nimetati üheks kõige hirmutavamaks otse-eetris näidatud kaadriks. Võid märgata, et olend on peaaegu läbipaistev, kuid selgelt on näha inimkuju. Tõsi või mitte, see tekitab teistsuguse judina, kui keegi liigub surnuaial keset stseeni. See oli uudisteraport. Siiani on endiselt müsteerium, mis tegelikult hauakivi taga nähti. Judge Judy maavärin Los Angeleses. Oleme harjunud nägema intensiivseid stseene Judge Judy saates, aga tol päeval ei liikunud mitte stsenaarium, vaid maa ise. Kui Judge Judy veel üht juhtumit arutas, hakkas kogu stuudio järsku värisema. Alguses oli vaid kerge värin, kuid mõne sekundi pärast muutus maavärin tugevaks. Töötajate ja publiku nägudelt oli näha üllatust ja hirmu. Emotsioonid olid ehtsad, mitte näideldud. Kaamerad jätkasid salvestamist, nii et kogu Ameerika nägi otse-eetris just seda maavärina hetke. Judge Judy jäi alguses rahulikuks. Aga kui värin tugevnes, käskis ta kõigil kohe evakueeruda. Õnneks keegi viga ei saanud, kuid see video jäi hoiatuseks. Et isegi kõige turvalisem koht võib hetkega ohtlikuks muutuda. Ilma stsenaariumita pole teist võtet, ainult tõeline hirm. Ja vaid mõne sekundiga muutus kohtusaade dokumentaaliks. Looduse tõeline oht. Välgu tabama silma reporteri lähedal. Kujuta ette, et oled ilmareporter. Annad tormi kohta teada ja siis äkki lööb välk. Peaaegu tabab sind. Just nii juhtus Fox Phoenixi reporteri Matt Rodwaldiga 2019. aastal, kui ta teatas lähenevast tugevast äikesetormist. Sähvatas tema selja taga pimestav valgus. Koos kõrvulukustava müristamisega on kaamerast näha, kuidas ta ehmatas ja kiiresti eemale jooksis. Välgu tugevuse tõttu jäi tuhanded majapidamised elektrita vaid mõne sekundi jooksul. Õnneks ei tabanud välk teda otse. Muidu oleks see lugu hoopis teistsugune olnud. See klipp levis kohe internetis ja paljud olid rõõmsad, et Matt jäi rahulikuks, kuigi ta oli peaaegu pihta saanud. Aga nende reporterite jaoks, kes sellistesse olukordadesse satuvad, see on meeldetuletus. Iga reportaaž looduse keskel võib hetkega muutuda ohtlikuks. Teleris tundub see lihtsalt põnev, aga päriselus võib töö ja tragöödia vahel olla vaid üks välgulöök. Paavst Franciscus. Kadumine. Üks kummaline juhtum Vatikanis põhjustas kogu maailmas suurt segadust. Kui paavst Franciscus andis õnnistust oma aknast Püha Peetruse väljakul, äkitselt astus tagasi sisse ja hetkega kadus tema kujutis justkui õhku haihtudes. See tseen edastati otseülekandes, levis kohe sotsiaalmeedias ja käivitas hulgaliselt erinevaid teooriaid. Mõned väitsid, et Vatikan kasutab arenenud hologrammi tehnoloogiat, et kaitsta pühaisa võimalike rünnakute eest. Teised uskusid, et see oli lihtsalt kaameratõrge. Viga otseülekande edastuses, kuid kuulujutud läksid veelgi hullemaks, kui mõned vaatajad märkasid, et selle asendas ametlik Vatikani kanal. Originaalklipp asendati töödeldud versiooniga. Mõne jaoks on selge, et midagi varjatakse. Teised usuvad, et see võis olla salvestatud materjal mõnest muust päevast ja tegelikult ei nähtudki paavsti. Tõsi või mitte, on kummaline tunne näha sellist kadumist otseülekandes televisioonis. Neile, kes usuvad hologrammi teooriasse. Väidetavalt on see võimalik tänu väga tihedale ajakavale ja paavsti turvaohtudele, aga skeptikute sõnul liialdab internet lihtsalt lugude väljamõtlemisega. Ükskõik milline seletus ka poleks, video jääb endiselt müstiliseks. Ja kui otseülekanne peaks näitama tõde, aga mis siis, kui see ongi tõsi? See, kes kadus kaamera ees, Sileri kummitus. Üks Halloweeni jalgpallimäng Californias. Kui sellest sai äkitselt üleloomulik lugu. Kui Siler Spartans mängisid Resita Regentsi vastu, pealtvaatajad olid hõivatud karjumise ja rõõmuga, kuni keegi märkas midagi ühe mobiilivideo pealt. Anna Diana, üks lapsevanematest, kes lihtsalt filmis oma tütart, kes oli cheerleader, karjatas äkitselt, kui märkas oma salvestisel kummalist kujutist. Varjutaoline figuur
peaaegu läbipaistev, jooksis väljakul ülikiiresti. See ei tundunud olevat inimene. Ta jagas seda oma sõpradega ja kõigil oli peaaegu sama reaktsioon. Oh jumal, mis see oli? Video levis kiiresti ja seda hakati kutsuma Sileri kummituseks. Ilmus palju teooriaid. Mõned uskusid, et see on rahutu endise mängija hing, teised arvasid, et see on lihtsalt kaameraviga või mälukaardi tõrge. Isegi Bruce Lindsay, füüsikaõpetaja, ütles, et see võib olla lihtsalt tehniline anomaalia. Kuid kõik ei olnud veendunud, eriti kuna Diana ise tunnistas, et ta ei oska oma telefoni eriti kasutada. Kuidas ta siis saaks võltsvideo teha? Siiani pole selget vastust. Siler Ghost jääb endiselt õõvastavate juhtumite nimekirja osaks. Salvestatud sündmusena. Kui kaamerad olid otse eetris, see on meeldetuletus, et mõnikord isegi mängurõõmu keskel on asju, mida teadus ei suuda seletada. Topentsilmadega uudistankur. Üks Kanada uudistankur sattus internetis tähelepanu keskpunkti. Pärast seda, kui tema otseülekandes märgati midagi kummalist. Kui ta tegi reportaaži ühest tõsisest poliitilisest teemast, muutus äkitselt tema silmade välimus. Tundus, nagu tal oleks olnud 2 paari silmi, mis pilgutasid samaaegselt. See levis kohe internetis ja hakkasid levima teooriad. Mõned uskusid, et tegemist on reptiilse kujuvahetajaga. Teised aga ütlesid, et see on lihtsalt sünkroonimine, väike tõrge. Kui videot aegluubis uuesti vaadati, see tekitas veelgi rohkem kõhedust. Selgelt oli näha topeltpilgutamist ja see tundus tavalise inimese jaoks võimatu. Ekspertide sõnul võimalik, et 2 videokaadrit kattusid, mistõttu tundus, nagu oleks tal lisasilmad. Aga uskujate jaoks on see tõend, et on olemas olendeid, kes ei ole inimesed. Kes peidavad end inimkujul? Ankur ei ole juhtunu kohta ühtegi avaldust teinud ja see ainult õhututas veelgi rohkem kuulujutte. Mõne päeva jooksul netisensid uurisid iga kaadrit korduvalt. Otsiti vastust, kas glitchman või mingi kummaline olend. Üks asi on kindel, seda stseeni ei unusta niisama lihtsalt. Nii palju otseülekandeid, mida me telerist näeme. Mõnikord on hetki, kus tundub, et reaalsus ise mängib meiega. Poltergeist uues stuudios. Üks hommik täis ärevust. See juhtus ühes Kesk-Ameerika uudiste saates. Pärast seda, kui ootamatult juhtus üks unustamatu ja õõvastav stseen otse-eetris olles. Kui 2 ankrut rääkisid päevauudistest. Äkitselt hakkas üks veeklaas nende ees liikuma. See libises aeglaselt üle laua ja selle sisu valgus välja. Saatejuhid vaatasid üksteisele otsa. Oli näha, et nad olid üllatunud. Nad üritasid korraga naeratada ja naerda, et oma ärevust varjata. Aga möödus vaid mõni sekund. Siis hakkas liikuma veel üks klaas. Keegi ei puudutanud seda. Siis tõusid nad mõlemad püsti ja oli näha, et nad üritasid varjata, kas keegi teeb nalja või toimub midagi kummalist. Produktsioonimeeskond kontrollis kohe lauda ja esemeid. Ei olnud ühtegi nööri, ei olnud magnetit. Ja laua all polnud kedagi. Kordusest on selgelt näha, et klaas liikus ise. Skeptikud ütlesid, et see võib olla lihtsalt vibratsiooni või niiskuse tõttu laual. Aga teiste jaoks on selgelt näha, et selle taga on poltergeist. See on ekslev vaim, kes liigutab esemeid. Tegelikult oli juhtunu üsna lihtne. Üks klaas liikus, kuid vaatajate silmis oli sellest piisav, et ärevaks muutuda ja küsimusi esitada. Kui stuudios on veel mõni olend, mõnikord polegi väidetavalt kummitust vaja, kes end näitab. Piisab juba ühest seletamatust liigutusest, et kõigil ihukarvad püsti tõuseksid. Kummituslik vari otse-eetris aastal 2011, otseülekanne Ühendkuningriigist. See tekitas vaatajates hirmu ja müsteeriumi. Samal ajal, kui üks ajakirjanik teatas õnnetusest. See juhtus M11 kiirteel Londoni lähedal. Äkitselt ilmus ekraanile kummaline vari. Üks must kuju, mis näis hõljuvat ülevalt alla, peatus korraks keskel. Ja siis liikus see aeglaselt üle tee, enne kui täielikult kadus. Kuna õnnetus oli just juhtunud, arvasid paljud, et see võib olla ohvri hing või energia, mis on sinna paigale jäänud. Selle tõttu alustas ITV Network sisemist uurimist. Ametlik seletus. Võib-olla oli see lihtsalt putukas, kes roomas kaamera objektiivil. Kuid vaatajad ei olnud veendunud. Nende sõnul ei käitu putukas nii. Seda enam, et selle kuju oli peaaegu läbipaistev. Mõned usuvad, et see oli lihtsalt kaamera tõrge. Kuid teiste jaoks on võimalik, et see oli tõeline kummitus. See jäädvustati otse kaameraga. Kuni tänaseni arutatakse selle juhtumi üle endiselt. See oleks pidanud olema lihtsalt tavaline õnnetusuudis.
kuid selle kummalise varju tõttu sellest sai üks Briti televisiooni ajaloo õõvastavamaid otseülekandeid. Briti telereporter sattus otse-eetris vastamisi, kui ta tegi otseülekannet Mississippis, oli MSNBC ajakirjanik Shaquille Brewster. Äkitselt katkestas tormi vaikuse, millest ta parasjagu teatas üks mees, kes peatus oma kastiautoga tee ääres, astus välja ja hakkas otseülekande ajal reporteri peale karjuma. Shaquille Brewster jätkas rahulikult oma reportaaži, püüdes näidata üles professionaalsust. Kuid kui mees lähenes, muutusid tema karjed veelgi valjemaks ja ta üritas mikrofoni haarata. Sel hetkel meeskond katkestas kohe otseülekande kõigi ohutuse huvides. Stuudios oli ankur selgelt närvis, samal ajal kui ta korduvalt hüüdis Brewsterit. Shaq, kas sinuga on kõik korras? Mõne aja pärast kinnitati, et temaga on kõik korras. Mees tabati hiljem ja talle esitati süüdistus rünnakus. See stseen on meeldetuletus, kui ohtlik võib reporterite töö mõnikord olla. See pidi olema lihtsalt tavaline ilmateade, aga ühe hetkega muutus see pingeliseks ja hirmutavaks olukorraks. Keegi ei saanud viga, kuid hirm ja ärevus otse-eetris olid ehtsad ja mitte lavastatud. Mõnikord ei ole tormi vaja, et tunda end ohustatuna. Mõnikord on inimene ise see torm, mis saabub, kui sa otsekaameras hirmuga silmitsi seisad. Varastatud tanki märatsemine. 1995 aasta mais. Otseülekanne San Diegost. See muutus äkitselt nagu stseeniks filmist. Selle asemel, et olla tavaline liiklus. See, mida inimesed telekast nägid, oli varastatud sõjaväetank, mis kihutas mööda teed. See purustas autosid ja lõhkus poste. Rooli taga oli Sean Nelson, sõjaväeveteran, kes oli kaotanud töö ja vajus tasapisi depressiooni. Ootamatus olukorras ta tungis ta rahvuskaardi relvalaosse, varastas M603 tanki, peaaegu 23 minuti jooksul jälgisid televaatajad tema põgenemist. Kui politsei üritas teda peatada, püüdsid nad teele tõkkeid panna, aga tundus, et see ei avaldanud mingit mõju. See koletislik masin jätkas hävitamist, nagu miski ei suudaks seda peatada. Lõpuks jäi tank betoonist eraldajasse kinni ja seal lõppeski tagaajamine. Ja politsei lõpetas juhtumi. Melson hukkus operatsiooni käigus. Õnneks keegi teine viga ei saanud. See ülekanne jääb üheks kõige šokeerivamaks otseülekandeks teleajaloos. Tõeline linn, mis muutus sõjatandriks vaid mõne minutiga. Isegi kui sellest on möödas juba üle 2 aastakümne. Seda pole siiani unustatud. Need, kes seda stseeni nägid, mäletavad seda endiselt. See on hetk, mis tuletab meelde, et mõnikord ei pea sa olema sõjas, et näha tõelist kaost. Wendy Williams minestab otse-eetris. Üks kõige šokeerivamaid hetki otseülekandes juhtus Wendy Williamsiga, tuntud jutusaatejuhiga, kes on alati täis energiat ja rõõmu oma saate Halloweeni episoodis. Wendy kandis vabadussamba kostüümi. Ta oli elav, enesekindel ja energiline. Aga keset tervitust publikule muutus tema hääletoon järsku. Tema silmad läksid suureks, nägu hakkas värisema. Ja vaid mõne sekundi pärast kukkus ta otse kaamera ette. Publik karjatas ehmatusest. Keegi ei teadnud, kas see on nali või päris hädaolukord. Kohe mindi reklaamipausile. Saate ajal jooksis meeskond kiiresti tema poole. Mõne minuti pärast Wendy tuli otse-eetrisse tagasi. Oli näha, et ta on nõrk, kuid naeratas siiski. See polnud trikk, ütles ta. Ma lihtsalt kuumenesin oma kostüümis üle. Ta selgitas, et see oli tema paksu riietuse tõttu. Tal jäi õhku puudu ja ta minestas. Kuid ta kinnitas, et on turvaliselt. Vaatajate meelest ei unune enam kunagi selle hetke hirm. Tema silmade ilme enne kokkuvarisemist. Paljud sotsiaalmeedias ütlesid, et see nägi välja, nagu ta oleks seestunud või midagi kummalist juhtus. Olgu need oletused tõesed või mitte, see hetk ise meenutab meile, kui ohtlik ja ettearvamatu võib olla otseülekanne televisioonis. Ühe hetkega muutus rõõm hirmuks ja ärevuseks. Max Headroomi signaali kaaperdamine. Sellel novembri 22. kuupäeva õhtul aastal 1987 olid Chicago elanikud tunnistajaks ühele kõige veidramale ja hirmutavamale sündmusele ringhäälingu ajaloos. Niinimetatud Max Headroomi juhtum. Täpselt kell 9:14 õhtul, kui WGN TV edastas uudiseid, kui spordisegment rääkis Chicago Bearsi võidust, järsku läks vaatajate ekraan mustaks. Kui signaal taastati, ei olnud ekraanil reporter, vaid inimene, kellel oli peas Max Headroomi mask. Ta liikus ringi vilkuma metallist tausta ees. Selget heli polnud, ainult sahisev müra. Kujutis liikus edasi-tagasi umbes 30 sekundi jooksul, enne kui insenerid said taas juhtimise enda kätte.
kuid sellega ei lõppenud veidrused veel. Üle 2 tunni hiljem veel üks telejaam, PBS-i partner VTTV, sai samuti rünnaku osaliseks, kui eetris oli Doctor Who episood. Maskis kuju ilmus taas. Seekord rääkis ta suvalisi ja omavahel mitte seotud lauseid. Ta mainis isegi Coca-Cola Catch the Wave loosungit, hoides samal ajal käes Pepsi purki. Ülekanne lõppes veidra stseeniga. Taustal oli inimene kärbse lapatsiga. Enne kui tavaline ülekandeprogramm täielikult taastati. Pärast pikaajalist Föderaalse kommunikatsioonikomisjoni uurimist ühtegi kahtlusalust ei tabatud. Kuni tänaseni on endiselt mõistatus, kes oli selle signaali kaaperdamise taga. Max Headroomi juhtumist sai sümbol ühest kõige veidramast hetkest televisiooni ajaloos. See on meeldetuletus, et isegi ekraanid, mida me arvame olevat kontrolli all, neisse võivad ikkagi tungida seletamatud varjud. Stuudio sissemurdmine. Jaanuaris 2024, tavaline teisipäev Ecuadoris. Äkitselt muutus olukord otse-eetris pantvangikriisiks, mis nägi välja nagu stseen filmist. Kui üks tuntud telejaam oli eetris, tormas äkitselt relvastatud grupp otse stuudiosse. Neil olid kaasas püstolid, kuulipildujad ja isegi dünamiidipulgad. Mõne sekundi jooksul muutus kõik. Tavalise uudise asemel sai sellest otseülekanne nende enda õudusune näost. See juhtus vaid mõni tund pärast seda, kui Ecuadori uus president Daniel Noboa kuulutas välja eriolukorra. Erakorraline seisukord kuulutati välja pärast seda, kui riigi üks ohtlikumaid jõuguliidreid põgenes, samal ajal kui ülekanded jätkusid. Vaatajad nägid, kuidas maskeeritud mehed ähvardasid ankruid ja töötajaid. Keegi ei suutnud uskuda, et see, mida nad vaatavad, on päris. Televisiooni ülevõtmine, mis toimub otse kaamera ees. Politsei reageeris kohe ja piiras hoone ümber. Möödus mitu minutit pinget ja läbirääkimisi, enne kui nad stuudiole tormasid ja kurjategijad arreteerisid. Ükski tsiviilisik ei saanud viga, kuid hirm, mida tundsid töötajad ja miljonid vaatajad. See ei kao niisama lihtsalt. See kujutis. Mehed relvade ja dünamiidiga otseülekande ajal. Sellest sai sümbol sellest, kui lihtsalt võib vägivald tungida kohtadesse, mida peame turvaliseks. Sellest ajast alates muutus avalikkuse arusaam sellest, kui oluline on turvalisus telekanalite stuudiotes. Meteoroloog kukub otse-eetris kokku märtsis 2023. Miljonid vaatajad Los Angeleses. Nad olid tunnistajaks hirmutavale sündmusele, kui vaatasid KCL TV-d samal ajal, kui ilmauudiseid esitleti. Äkitselt muutus meteoroloog Alissa Carlson nõrgaks ja kummardus aeglaselt, kuni ta lõpuks teadvuse kaotas ja oma laua taha kukkus. Kaamerapilt katkestati kiiresti, kuid oli juba hilja. Kogu riik oli seda hetke näinud. Mõne tunni pärast tuli uudis, et tal oli varem diagnoositud lekkiv südameklapp. Sellest on möödas peaaegu 10 aastat. Ka siis oli tal ühel teisel otseülekandel pea ringi käinud. Kuid Alissa selgitas, et see pole seotud tema varasema seisundiga. Taastus ta mõne päeva pärast kiiresti. Õnneks ta sai tööle tagasi. Kuid vaatajatel ei olnud seda stseeni lihtne unustada. Näha kedagi rahulikuna, professionaalsena, naeratavana ja siis äkitselt otse-eetris teadvust kaotamas tuletab kõigile meelde, et isegi televisiooni kontrollitud maailmas on hetki, mida sa ei suuda oma elus kontrollida. See juhtum jätab õhku ühe küsimuse. Kui tihti me naeratame kaamera ees, samal ajal kui meie sees käib vaikne võitlus? Võimatu maandumine. Aastal 2020 Airbus A380 maailma suurim reisilennuk. See oleks peaaegu saanud traagiliseks uudiseks, kui lennuk maandus Londonis. Sel ajal möllas Inglismaal torm Dennis. Piloot olles sunnitud tegema raske otsuse, sooritas ennenese krabi maandumise. Või tehnika, mida piloodid kasutavad tugeva külgtuule korral. Seda jälgiti otseülekandes lennunduskanalite kaudu. Selgelt oli näha, kuidas lennuk oli maandumisel viltu. Nina oli tuule suunas, justkui püüdes kinni hoida, et mitte ära lennata. Kui lennuk maandus, karjusid reisijad peaaegu üheaegselt. Mõned hirmust, mõned kergendusest. Teised nutsid samal ajal, kui mõned olid lihtsalt vaiksed. Nad vaatasid aknast välja. Nad ei suutnud uskuda, et nad ellu jäid. Surmalähedases olukorras. See hetk sai meeldetuletuseks. Et ükskõik kui suur ja kaasaegne tehnoloogia ka poleks, mõnikord sõltub ohutus ikkagi piloodi julgusest ja nutikusest. See krabi maandumine tunnistati ekspertide poolt. Üheks kõige raskemaks, kuid kõige täiuslikumaks hädamaandumiseks lennunduse ajaloos. Tõeline imeõhus.